No tere jälle siis laupäev, 6. detsember. Ma lähen vist nüüd tiirule. Loodetavasti. Ma võtsin korra istme maha, panin siia CBR-ile siis laadija, sest kogu aeg on see teema, et ma ühendan veel ekraani ära sinna ette ja kogu aeg on see teema, et aku saab tühjaks, kui Android auto töötab. Et nüüd ma panin istmalt, tõin lihtsalt laadija siia otse ja nüüd saab siin taga laadida samal ajal, kui ma siis pilti näitan endale ette ekraanile, et ühendame ekraani ka veel ära ja siis võiks see olla. Rehv sai ka parandatud, kus välja lekkis, et nüüd võiks sõitma minna, nautima ilma. Ei tea, kas 18 kraadi on juba käes, aga jube soe on, ennem oli 16 varjus. Ma ei ole vahepeal vaadanud, aga pakime asjad, paneme ekraani ja lähme sõitma. Ja ongi valmis meil rotas. Ega see midagi ei olnud. Lihtsalt rehvi rõhuandureid mul küljes pole praegu, ma ei viitsi panna ka neid. Sest et mingi aeg oli mingi huviline, kes tahtis vaatama tulla, aga ta ei jõudnud siia ja siis ma võtsin need andurid küljest ära. Aga praegu põhimõtteliselt ma panin ta nii, et ma näeksid temperatuuri ja mingeid tähtsamaid märke, et et õlituli ei läheks põlema ja suunatuled ei jääks sisse. Aga nii on, lähme praegu, paneme riidesse, lähme sõitma. Natuke läks veel kodus aega tegemiste peale. Aga sõidame, lähme Oviedosse. Mul on seal mingi koht välja valitud, mingi mäe otsa sõidame. Seal on mingi Jeesuse monument, aga seal on hea vaade linnale. Ma ei mäleta, ma olen seal käinud paar korda, aga autoga. Ja ma ei mäleta, kui läbi linna me sõidame. Et natuke äkki näeb linna ka. Et kell on veits palju juba. Me jõuame veerand 5 jõuame sinna. Siis natuke saab seal chillida ja siis ongi vaja hakata vaikselt tagasi liikuma, sest et ma ei tea, mis koledad pilved need siin praegu on, aga 5:30 hakkab päike ka loojuma, et võiks enne pimedat ikka tagasi saada. Praegu on vaja tanki minna ja siis on ainult otsesõit või mitte otsesõit, aga siis on sõit juba linna. No nii, lähme tangime, palju kütus on? 95, 1399. Lähme paneme paagi täis, siis jõuab kindlalt edasi-tagasi ära sõita. Nii, paak järjendi täis ja vaatasin kiirelt siin ilmateadet ka, kas lubab sadu või ei luba, aga ei luba mitte midagi. Kuigi, ma ei tea, tundub veits kahtlane, aga pole hullu. Soe on vähemalt, ega muud ei olegi vaja. Ei ole väga palav, on okei. Nii et lähme käime ära, 34 minutit sõitu ja oleme kohal.
tunnelist välja sõites või teise poole tunnelit jõudes läks ikka tunduvalt külmaks. Ikka kohe arusaadavalt. Aga täiesti okei, mul on veel need kinda või käepealsed õhutusavad ka avatud, et õhkud läks sisse rohkem. Nii et ei ole hullu. Täiesti endiselt väga mõnus sõiduilm. Nüüd on siin huvitav koht, põhimõtteliselt siin üleval näitab ära juba kuhu minna ja siis kui siin nüüd rida ära ei vali, siis pärast põhimõtteliselt teoorias ei või vahetada, et ülejäänud on siis pidev joon. Õnneks mul selle järgi ma saan aru, et ma pean Oviedos sõitma, aga teine läheb tegelikult Oviedo külje pealt ka, et saab linna ikka. Aga jah, põhimõtteliselt siin on juba topeltpidev joon, enam siit vahetada ei või. Siuke imelik, huvitav värk, aga ma olen ise vahetanud ja olen ka teisi neid siin vahetamas, et ikka juhtub, kui kogemata läheb valesti. Ja mägi paistab, Oviedo, see peaks nüüd, jah, Oviedo taga olev mägi. Näed, mis ma rääkisin, just üks vahetab samamoodi, kogemata läks. Ei pand tähele õigel hetkel. Aga mõlemad näitavad tegelikult Oviedo peale ikkagi, lihtsalt teine läheb siis natuke teise kohta. Põhimõtteliselt ongi linn siis nüüd. Kuidagi nagu väga-väga kaugelt hakkab see 50 ala, et siin on veel pikalt siukest 4-realist, siis ei ole üldse nagu, ei tundu, et see võiks olla 50 ala. Samamoodi, kui nüüd siia tullakse külla, kui Raiko on käinud siin, siis ma lähengi siit kaudu rongijaama vastu, et ta maandub Madridis ja Madridis kiirongiga tuleb Oviedosse. Ja siis jääb meil see rongijaam vist jääb ka nüüd tee peale ja bussijaam on ka seal tegelikult seal ligidal. No siin on tavaline värk see siis, et kollane tuli praegu vilgub, mõnikord on ka jalakäijatel roheline, siis peab jälgima, see ongi see, et jälgi, et midagi ei toimuks, keegi üle ei tuleks. Jah, täiesti jälle mõtlen selle peale 6. september. Nii mõnus sõita, hea soe ilm. Ei ole nagu küll, ma ei võtnud kampsunit ka kaasa, et mul ongi lihtsalt see soojem jope ja ei ole seda all, seda paksu, seda ka lihtsalt tavaline jope ja lühikesed käisid. Täiega mõnus, saab nautida natukene, pole nii ammu sõitnud ka. Et ikka ma arvan pool aastat vist pole sõidus käinud niimoodi normaalselt. Ma loodan, et siin kuskil saab see näidata, kuidas siin need ülekäigurajad igast asjad ka on. Kuidas autod pargivad siin nende ülekäiguradade ees. Siin ei ole seda, et sa pead mingi meetrid eemal olema ülekäigurajast ja siis võid parkida. Siin pannakse tavaliselt just kaubikud ja suured valged autod neilde ülekäiguradade ette, et ikka võimalikult vähe näha oleks. Siin on jah see, et alati peab jälgima, siin pannakse teisest samamoodi kohe risti üle, et kui jah, selles mõttes tegelikult sa võid teha, sest kui ma esimest tulen, sa ei või kolmandasse enam välja sõita, aga siin pannakse esimesest ka minnakse, tehakse terve ring põhimõtteliselt peale ja siukseid asju. Et siis kui sa oled sees, siis sa peadki jälgima seda, et ma lähen ka praegu
täiesti suvalt kolmandasse lihtsalt esimesest. Samamoodi ma arvan, see Dacia võib-olla läheb. Jep, lähebki, siit ei saagi muud moodi praegu, siin on kinni. Aga noh, see on täiesti tavaline. Nii, bussipeatus ongi siin paremal juba. Siin on siis, tundub, et parkla lihtsalt, aga see esimene maja kohe, mis siin on, see on siis, noh, ma ei ole ise kunagi siin bussipeatuses jaamas käinud sees, aga see on see paviljon võiks olla. Ja siin on nüüd see, et ops, lähen siit kohe ühte ritta, sest kõrval on bussi see esimene kord jälle tulin siia kunagi, siis oli täiega imelik harjumatu. Noh, ja mis see on? See on meie bussijaam siis. Oviedo bussijaam. Assa, me ei lähegi sinna rongijaamani välja. Pöörame ennem ära. Tegelt ma lähen, sõidan ikka siin ülesse. Teen väikse tiirukese, kus see rongijaam on ja kus siis näiteks Maanteeamet on, kus ma alati käinud olen, kui on vaja midagi arvele võtta. Ei, ma läksin valesti ikkagi, ma oleks pidanud alt minema. No vahet ei ole, siit, siit saab ka vist võiks saada ja otse edasi. Paremal on rongijaam ja otse lähme vaatame, kuidas me lähme sinna. Ma võib-olla päris sinna välja ei sõidagi, sinna, kus see Maanteeamet on, aga ligidale. Ja siin on jälle hästi imelik. Siit põhimõtteliselt minnakse kohe paremale, pööratakse sinna ära. Esimene kord jälle tuled ja vaatad, et kas ikka saab niimoodi, et nagu... Ja näed, nüüd on see kollane vilgub, aga jällegi eetel on roheline. Ehk hea vaadata, või noh, hea oli näha praegu, et kuidas on vaja jälgida siis, et autod teoorias võivad sõita või noh, võivadki sõita, aga jalakäijad vaja jälgida siis. Et jälle, algul tuled, siis vaatad, okei, vilgub, kollane juba võiks seisma jääda, aga teised sõidavad, siis saad aru, et oi, võib minna. Vaatame, tegelikult ma lähen tavaliselt siit paremale vist või ei lähe ka tegelikult, ma ei mäleta enam. Sealt ma lähen paremale, siis saab ka Maanteeameti juurde. Vaatame, kuidas ta praegu jahatab mind. Ega ma siin nii kõva sõita okei, siit ma oskan minna. Nüüd ta tahab, et otse läheks, ma lähen paremale, siis näeb Maanteeameti ära ja siin siis on noh, parkimisega nagu see on ju. Siia rohelisel alale vist võib parkida. Ma ei mäleta, kumad pidi see oli. Jah, roheline vist on see, kus võib parkida. Ja mis see teine värv oli? Sinine äkki. Sinisele ei või parkida. Või siis, noh, need on elanike, need, vaatan, paremal pool võiks sinine, jah. Praegu on hea, noh, siia parkida, aga bussiga oled, siis ei ole siukest võimalust. Aga kohe jõuame sinna Maanteeameti juurde. Maanteeamet ongi selles samas majas siin. Siin on sissepääs. Siin samas. Ja siis ega siin ongi see ainult tiirutamine, otsimine parkimiskohta. Isegi väikse autoga natuke probleeme. Ja siis lähme siit vasakule. Siin on jälle huvitav see, et siin on kohe linna sees niimoodi. Ega niisama aru ei saa, et see hoone siin on kliinika Asturias, seal on kirjas ka, aga niisama kui mööda kõnnid siin, siis ei saa mitte midagi aru. Et täiesti jälle mingi lihtsalt siuke huvitav hoone keset linna. Ja siin tavaliselt ongi see, kui me pargime, siis kuskile siia on saanud, aga no mõnikord me teeme mingi 4-5 ringi tööpäevadel ja siis leiame parkimiskoha, kui keegi ära läheb. Õnneks ei ole siin väga tihti vaja käia. Selles mõttes on hea. Nii, tegelikult see mäe tipp seal paistab, mina näen, aga kaamerast vist ei ole midagi näha. Ma loodan, mu kaamera aku peab vastu. Laadisin küll, aga juba hakkad otsasid andma. Ega tervet sõitu polegi vaja ütustada siin. Ma arvan, et
saab liikuma, siis paneb kinni ka. Noh, minna roheliseks nüüd. Nii, kui keegi kunagi vaatas, kuidas me Länkariga mööda Euroopat sõitsime, siis me jõudsimegi Länkariga põhimõtteliselt selle kohani ja millegi pärast me edasi ei läinud. Me ei teadnud, et seal mäe otsas on see suur Jeesuse märk, et sealt oleks eriti kõva vaade ka olnud. Aga noh, see oli juba aastaid, üle 5 aasta tagasi, kui me siin Länkariga käisime. Ja siis minu meelest oligi, me sõitsime kuskile siia samma ära ja pöörasime siin ümber siis end. Ja läksime seda hoonet vaatama. Ma oleks praegu seda videot teinud nagu need, kus need inimesed sõidavad sellest liiga ärsust kurvist ülesse. Kuidagi liiga vähe lasid sidureid lahti siin esimesega ja jala pidi maha panema, nalja ei ole. Ega siin peab ettevaatlik olema, aga noh, ma ei tea, palju kaamerast näeb, aga vaade on kõva juba. Väga ei saa vaadata siin. Sõitjal ongi see halb, et sõitja peab ju teed rohkem jälgima. Eriti siuke algaja nagu mina. Igat asja peab vaatama. Ja noh, ega siin juba natuke maad on. Siin ei ole veel nii järskelt alla kukkuda. 30 ala ka. Tegelikult võiksin ühe korra seisma jääda kuskil, aga ega see vist pole. Ega tipus saab ka pilti teha, pole hullu. Alla sõites saab ka veel pildistada. Kunagi tahaks siia tulla öösel vaadata seda öist linna siis, kui tuled põlevad. Seal kaugel on normilt lumised mäed, aga jah, kaamera kindlasti seda ei võta enam. Liiga lai nurk või mis, jah, lai nurk. Nagu ikka, kaamerast pole asjad nii ägedad kui muidu, aga noh, mingi ettekujutuse saab. No nii, märk paistab. Ma pean siin peatuse tegema igaks juhuks, et kontrollida kaamera akut. Siin on hea parkla kuskil siin samas. Kontrollib aku ära ja sõidab lõpuni ära, siis ei ole seda, et kuskil poole peal saab aku tühjaks. Aga siin on siuke udune või siuke huvitav vaade juba. Opa, nii, kontrollime akut. Või ei näe mitte midagi, nii et korra väike peatus ja väike kaamera vaade. Noh, midagi on veel akut, mingi 10 prossa, 15 prossa äkki. Nii et jõuab ära filmida. Ülejäänud on mul mingid Hiina akud, ma ei tea, osad ei olnud isegi üks ei lülitanud üldse enam sisse. Mingi 5 tükki neid äkki on või midagi. Et vaatame, üleval mäe otsas peab otsima, mis näitab, et on 100 prossa ja siis vaikselt sõitma tagasi hakkama. Noh, mingi matkajad siin, miks mitte, hea vaade. Aga meie lähme veel kõrgemale. Näe, grillitakse ka seal. Ja ei läinud kaamera enam lõpus sisse, kui ma välja lüütasin. Nii et ülessõitu ei näinud. Aga pole hullu, sest et nüüd näeb alla sõitu. Panin uue aku.
ikkagi üdinaakud on sees, mul ei olegi originaalakud kaasas, võib-olla originaalakku ongi surnud. Et jah, kõva vaade oli, ei ole midagi öelda. Päris siuke lahe on praegu siin. Ja ma unustasin kõrvatropid kõrva panna, nagu ikka. Nii et jääb siis all jälle samas parklas seisma. Ega siin mäe otsas nii soe ei olegi. Ennem oli ikka natuke soem. Aga lähme alla, seal on mõnusam. Uitavalt märg on siin. Ma ei tea, mis mäelt tuleb nii palju vett eritab. Noh, praegu otse koju sõita, siis on 42 minti, miks nüüd kauem on? Ennem oli minust nüüd 30 minti midagi sõitsime siia. Ja veerand, noh täpselt läheks praegu, jooks täpselt päikeseloojanguks. No mitte 17.28 vist näitas, et hakkab loojuma. Et siis on meil aega küll. Vaatab, äkki sõidab natukene linnas ka ringi, vaatab, mida huvitavat seal näeb veel. Aga ennem ma teen siin mäe otsas korra jälle peatuse, kus ennem sai tehtud. Paneb tropid kõrva, siis on natukene vaiksem sõita ja mõnusam. Nii, tropid kõrvas, palju mõnusam sõita. Ja mis see hea asi, et ma panin siia selle laadi ikka rahulikult, mobla laeb terve aeg. Ei pea muretsema, et kui kuskil mingi X kohas olen, et ei saa enam koju, sest ma ei oska sõita ja aku on tühi. Nüüd saab alati täis akuga rahulikult kruiisida. No päris head vaatad ikka, no. Ka korralik. Kudu ka tekib siia praegu. Mõnus. Ma imestan, et seal mäe otsas ühtegi tsiklit ei olnud. Ma mõtlesin, et täna on siuke, võib-olla, noh, arvatavasti käidi siis päeval ära, kui väike veel paistis ja ilus ilm oli. Praegu ei ole enam see nii-öelda nii ilus. Aga soe on, see on põhiline, nagu juba ennem mainitud sai. Nii, siit peaks otse minema. Aga meie läheme siia, sest siit on Raikole tuttav koht. Siia tuleb märtsis nüüd jälle võistlema. Discgolfi mängiva. Vaatame kohe. Siit just sõitsime parklast mööda, kus parkisime. Oi, kui halb koht siin pöörata on, no. Ja siin on siis see nii-öelda parkla ka, kus saab, sinna ma ei hakka minema vist sinna, tegelikult sinna vist võib minna. Vaatame korra. Et siia näiteks koertega tulla ei või. Pole siuke park siin. Ja vaatame, kus ta juhatab. Põhimõtteliselt jah, siin ongi eelmine aasta oli siin siis algus. Ei, see aasta ju, jah, aasta pole läbi saanud veel. Okei, nüüd ma valisin küll hea koha, aga siin saab praegugi mängida discgolfi lihtsalt võistlusajaks, võib-olla nad teevad selle natuke ümber siin raja. Kui on siin samas kohas, siin on Ovedos 2 rada tegelikult. Aga see on vist suurem kui see teine. Oba! Jah, me teeme lihtsalt tiiru ringi ära praegu.
no jah, igas midagi, lähme siis teeme, kus meil kiiret on, naudime siin siis väikseid külateid. Kas ükski korv ka paistab praegu, ei jõua jälgida siin nii kaua. Aga siis on jälle siin eestlasi hästi palju, eelmine aasta oli ka eestlasi kõige rohkem. Ja ega rohkem midagi olegi, mina olin see kotipoiss, ma ei tea, mis selle nimi on, mul ei ole meeles. Tassin kõiki diskikettaid ja tatsan kaasa. Ja vot, nii ongi. Wow, siin lehtede peal on päris libe. Mõnus. See pole veel midagi, me siin oleme hullematel teedel käinud. Eelmine aasta, kui ma sõitsin, või tähendab, ma sõitsin siit kaudu vist, äkki oli sama tee Mersu bussiga. Siin ehitati midagi, lähme siis siit alla, sest et ma vist tuli, ma tulin, läksin siin üles, pöörasin ümber ja siis tulin siia tee peale. Ei olnud väga mõnus. Aga lähme, ma ei viitsi seda sama ringi teha, mis ma tulin, lähme linna siis. Siit võiks linna saada, ma loodan. Ja lähme, teeme väikse linnatiiru siis ka. Äkki näeb linnas veel midagi huvitavat, mida näidata. Tahaks jah saada neid parkivaid autosid, kes pargivad väga halvasti. Ei näe üldse, kui inimesed üle tulevad, kui on reguleerimata ülekäigurajad. Ma ei mäleta, et siin nii hull tee siin oli. Mersuga oli hea sõita siin. No ei sattunud heasse kohta. Võiks nüüd juba asfalttee tulla normaalne. No tegelikult mis on ju asfalteeritud tee ikka. Ja saigi heale teele lõpuks. Kohe teine asi. Ja siit jõuame kohe ka linna siis. Päris okei, ma ei tea, võib-olla mul ja okei, ei ole üldse nii pime, kui mu visiiri pärast tundub. Huvitav, miks siin nii lai tee on? See saab lihtsalt tee otsa. 4 rida. No, mis olümpiamärgid siin on? Keegi rohkem haritum inimene kindlasti teab, miks siin on Oviedos olümpiamärgid. Rõngad. Ikka mingi ääre linnassi rohkem, aga ma ei viitsi siin nagu otseselt minna ka väga rohkem linna sisse ju. Kas ma siin jalgratta tee ju. Ma lähen siis tagasi oma ritta. Vedas, täpselt sain rohelisega üle. Speed, kus see kiiruskaamer on? Okei. Noh, teeb pilti ka musta. Ei teinud vist. 30 alla. 50, jess. Nüüd võib kiiresti sõita. Ei, miks siin? Ma ei saa aru. Just maas oli 50 märk. Üleval on 30. Lähme siis siia poole. Keegi mul külje pealt sisse ei tuleks. No nii, vaatame. No siin ei ole nii hull see sinine buss. Siin on natuke isegi ruumi jäetud. Aga muidu on, siin on täiesti tegelikult kinni pargitud, kuigi me sõidame sinna poole. Ja siin on samamoodi, kui siin nüüd selle punase asemel oleks, kui ei oleks reguleeritud see, siis ju ei näeks mitte midagi siin. Et neid siukseid kohti on päris palju, kus on reguleerimata ülekäigurada ja ongi suur auto pargib ees seal, ei näe mitte midagi.
laupäev ja linn on nii tühi, nagu imelikult tühi. Okei, vihma sajab. Visiiril on piisad tekkinud. Miks nad niimoodi kiusavad mind selle ilmaga? Siduri näpud juba valutavad. Sidurdamist, see on täpselt siis, kui Eestis on talv möödas, hakkad jälle sõitma, siin näpud pole harjunud. Ja mul on suvi möödas ja talv kätte jõudnud, siis mul pole näpud harjunud, sest mul pole terve suve sõitnud. Nii, nüüd me olemegi siin samas kohas, kus me alguses alustasime. Või noh, kus ma edasi sõitsin natukene. No, selja taga päike, ees tumedad pilved. Kas on? No ikka päris tumedad, isegi ilma visiirita. Nüüd saab testida siis lõpuks selle ekraani ära, kuidas vihmaga on veekindel. Huvitav, kas ma peaks oma selja tagumisele kotile panema selle peale või? Kile, kui vihm hakkab väga hullult sadama. Või mitte kile, vaid selle veekindla katte. I tähega, kas ta on siis Itaaliast või? Vist on esimene auto. Puhastame kaamerat vihmast, kui on vihmane. Miks just sinna poole? Ei, ma pööran paremale. Äkki ma saan ikkagi vihma eest minema. Vikerkaar. Täitsa vikerkaar. Siin on üks töökoda, mis siin rentida oli kunagi. Tühi töökoda, kus on ka tsikli töökoda olnud mitmeid kordi aastate jooksul. Aga vaatame, mis siin toimub. Minu meelest ei ole enam üürida. See oli äkki 8 sotti oli see üür. Ja jah, ega rohkem elki 80 ruut äkki või midagi sellist. Ossu, oleks praegu mingi trikki teinud. Täpselt siin mänguväljaku kõrval. Siin oleks kogu aeg saanud, mis koht see on, Burger Kingi või? Ja siin see sama must see on siin olnud töökoda. Aga siin ei ole enam ühtegi märki, mitte midagi. Nii et ma vahetan siin oma aku ära ja läheme sõidame koju. Nii, läheme siis koju, aga siis, kui me siia tulime Hispaaniasse ja meil käis siin see maja ostmisteema, siis oli täpselt see, et Birgiti viisime linna advokaadi juurde ja meie tulime siia, siis siin on suur parkla, kus linnas sees kuskil parkida ei saa. Ja ega siingi ei saanud. Siin oli juba enne kell 9, kui pood avati, oli juba parkla täis, sest kõik kohalikud elanikud parkisid siin. Siin on see teema ka, et siin ei tohi Eestis kõsti või ma ei teagi. Tõuksidega ei või üldse kõnniteel sõita, ainult autoteel. Ei, Eestis ikka kõnniteedel võib sõita. Aga jah, siin on ainult autoteedel. Ja siis tulime siia parklasse, parkisime auto ära, ootasime Birgitit ja käisime siin mäe kõrva või siin samas mänguväljakul lapsed käisid mängimas. Ja siis veel töötas see töökoda siin. Aga jah, ma ei tea, miks see kinni on pannud. Tegelikult on ülihea koht suures linnas. Ja siin võiks nagu inimesi tulla töösse. Aga see kord läks ära ja praegu on tühi. Ei ole seal midagi toimunud seal. Või ei tundu, et seal toimuks.
okei. Niimoodi tahab ära tappa. Nojah, võib-olla ma andsin liiga hilja suunatuld, näitasin minu viga, tõesti. Ja vot, see ongi jah, täpselt siit hakkab siis põhimõtteliselt Oviedo, siin on see suur ostukeskus ja oleks tegelikult hea koht olnud. Aga läks ära ja noh, natuke üür oli ka veits kallis. Peaaegu poole kallim, kui alguses öeldi, mis see teine koht oli. See, mida ma vaatan, kus meid üle taheti lasta. Aga noh, jah, ikkagi kallis oleks ta nii ehk 8 sotti iga kuu maksta on juba päris palju. Kõik kihutavad, 50 ala ju. Nii, mis seal Los Prados Centro Commercial on siis see ostukeskus. Siit parklas siit ka kõvasti passitud. Ma olen siin, ei ole ka, võib-olla McDonaldsis siin käinud, nii et cool story. Aga Carrefouris olen käinud, ostnud asju sealt. Noh, ja ongi meie linnasõit läbi. Või noh, meie väike, jah, nii-öelda linnaskäik. No koju sõit, ega siin väga vist midagi rohkem ei toimugi. Siuke jälle, ma arvan, keset nädalat osa, kus saab sõidus käia äkki. Vaatame. Aga noh, ega ma veel ära ei lõpeta. Võiskit siin äkki mul sõidu ajal tagasi teel tuleb meelde, millest rääkida. Palju meil on 24 minutit. Tagapool on ikka ilus ilm, päike veel seal paistab. Siin ei ole üldse ilus ilm. Seda näitan, et vaatame, kuidas on ilm. Mõnikord on täiesti teistsugune ilm, kui sõita tunnelist läbi, mis siis ennem, kui meile siin orgu läheb. Et vaatame selle ära. Mõnikord on jah niimoodi, et ühel pool põhimõtteliselt päike paistab, sõidame siia Oviedo poole läbi tunneli Viisma sadu lihtsalt. Oi, kas mu akud ka lendasid välja? Ei lennanud. Külje, see jalakoti tasku loomulikult sahtel lahti. Õnneks on eraldi need 2 taskut, ühes on võtmed ja rahakott, teises on ainult Cobra akud. Mõnikord läheb meelest ära, et on. Mul oli, kui me käisime kunagi tsiklitega Euroopa reisil Mikoga, siis oli mul see paagikott Z1000 peal ja kuskil kiirdemaks oli vaja maksta. Mul oli rahakott, mul oli pangakaart siin ja mul oli kiirdepilet siin, et kui järgmisest maha minna, siis saab selle pileti sisse panna ja ära maksta. Ja mul jäi see lahti. No luuk on küll niimoodi, et siia poole, et üles poole tõstad endal luugi lahti ette poole. Aga siia tekkis siuke tuule see sisse ikkagi ja mul lendas kiirdepilet ja pangakaart välja. Normaalne, noh. Aga ega ei olnudki midagi. Pidid ilma pangakaardita hakkama saama. Ja see teema oli ka, et eilegi pärast nendes kiirdepunktide putkades ei töötanud see viipemakse. Ja siiski olimegi Itaalias või kuskil vist ja jõudsime kiirteelt maha. Ma seal selle suure müraga, seal räige müra ikka nendes kiirdepunktides. Vajutan sinna help sellele, et ma ei saa välja, et mul ei ole piletit ja ma ei saa mitte midagi aru, mida nad räägivad, nagu täiesti null. Lõpuks oligi see, Mikko sõitis kõrvale, pani enda pilet sisse ja maksis ära 7-2 puki alt läbi ja nägi vist ja seda tegin päris mitu korda veel. Eriti siis, kui ma ei saanud maksta ise selle viipemaksega. Aga lõpuks siis oligi see, et me enam üldse ei maksnudki viipega või ma ei proovinudki, sõitsimegi ühe piletiga. Ise nad ei taha raha saada. Sulli ka ei olnud ja nii see läks. No nii, vaatame, mis ilm teised pool on. Kas on mingit erinevust või ei ole? Külm, siin on külm. Päris külm.
mingi hoiatus oli, et vihmad et ettevaatus vihm, vaatame kohe, loodame, et see ei ole tõsi. Kui ma nägin õigesti või no ma nägin viimasel hetkel. Ei ole siin mingit vihma, samasugune ilm nagu teisel pool. Külm on siin. Siin nii palju külmem on. Noh, ega mul ei olegi rohkem midagi rääkida. Ongi päev läbi, sõit läbi, päike loojub. Ja jah, selles mõttes ma loodan, ma saan varsti nüüd Suzuki ka liikuma. Siis saaks, noh, ma ei tea, kui palju siin neid, noh, siin ilmasid kindlasti tuleb. Homme on hea sõiduilm ja järgmine nädal üldse on soe. Aga ma ootan veel juppe, ma tellisin esitule veel Suzukile ära ja Spido on siis tellitud, et saaks need asjad korda. Üks taga tuli vaja vahetada, taga tuleb hirm. Aga see on juba lamp. Ja vaadata üle, lüüda seisukord üle siis veel ja võiks ülevaatusele mingi hetk minna. Et siis saab ju minna natuke päriselt ka kuskile off-roadi radadele. Või noh, mitte off-roadile, vaid lihtsalt natukene maastikule julgemalt minna. Ojoh! Praegu ei ole ju siuke ratas, millega otseselt tahaks minna sinna. Vot, aga olen kohe kodus, kõik on hästi. Eks vaatab, kas kunagi teeb veel midagi sellist. Ega mul ei ole, noh, otseselt ma võin sõita, aga mida ma näitan. Siis ongi võib-olla mingi vaatamisväärsusi vaata minna või midagi huvitavat. Vot, aga praegu on korras. Davai! Tšau siis!